Kui sa valisid endale kaardi teekond, kas siis selle nimetuse, sümbolite või numbri järgi, siis müstiline šamaan ütleb sulle, et vaata natuke oma piiridest välja. Kõigepealt kompa enda piire. Missugused on sinu piirid? Kas need on sellised piirid, kus sa saadki füüsiliselt samme teha, et kui sa oled 10 kilomeetrit jooksnud, siis nüüd jooksed 12? Kas need on energeetilised piirid, kus sa lased kedagi enda energiasse sisse, ehk näiteks lased sisse partneri oma armastusse, lased energeetiliselt sisse raha ja küllust, vaata, kus need piirid on. Kas sa lased sinna sisse tööd, mida sa armastad? Ja vaata üle ka need energeetilised piirid, kus keegi tahab tulla sinu energiasse või sinu piiridesse, ilma et ta oleks luba küsinud. Vaata need üle, kes koputavad sinu uksele ja ava uks ainult nendele, kes on sinu mõistes teretulnud. Nii et see on sõnum müstiliselt šamaanilt sulle, kui sa valisid teekonna. Maa. Kui sa valisid maa, siis müstiline šamaan tuleb ütlema see, kas sa oled mõelnud, et sina oled kingitus? Kas sina oled see, kellele meeldib teha teistele kingitusi? Siis šamaan ütlebki, et alati ei pea tegema teistele kingitusi selliselt, et see oleks sulle endale raske, et ma pean tegema. Me ei pea. Ta ütleb, et sina oledki kingitus, sinust täiesti piisab teistele. Sul ei pea kaasas olema mitte midagi, kui sa ise lähed külla. Sina oled kingitus. Ja samas ta ütleb ka, tuletab meelde, et kõik, mis sinul on, sinu tervis, sinu naeratus, sinu kodu, sinu turvalisus, sinu raha, kõik, mida sa nimetad, et see on sinu, siis sa pead seda ka võtma kui kingitust iseendale. Sul on kingitud 2 silma, siis sa pead hindama. Need on sulle kingitud, sa pead neid hoidma. Sul on olemas 2 jalga, sul on olemas hääl, millega rääkida. Ta palub nagu väga vaadata iseennast kui suurt kingitust nii endale kui teistele ja kohelda iseennast austusega. See on see sõnum. Kui sa valisid kaardi nõid, kas siis jälle nimetuse, värvide või numbri järgi, siis šamaan ütleb, et kui me midagi ei tea, kui midagi on tume, midagi on peidus, siis see tekitab meist hirmu, aga see tekitab meis ka ärevust, aga ka uudishimu. Ja ütlebki, mis on tänane uudishimu, mille eest sa nagu põgened või pea liiva alla peidad, ehk mis on see õppimine, mida sa tahad tegelikult õppida, mida sa tahad edasi arendada iseendas. Ta ütleb, et lase oma uskumustest lahti, ükskõik näiteks ka uskumus, et ma olen liiga vana, et seda õppida. Ma olen vot selline ja selline, et seda ka tahta. Et sa pead nendest kõikidest uskumustest praegu lahti laskma, sest see soodustab lihtsalt seismist, konflikte ja isegi vaesust. Sind, see müstiline šamaan kutsub sind vaatama ja oma hirme ületama. Ja samas ka ära hirmuta teisi. Kui sul on mingisugune probleem praegu, nagu kellegist ülemvõimu tahad võtta, siis vaata, mis see hirm endal sees on, et sa tahad teistele näidata, et sina oled võimsam. Nii et ta praegu
kutsub lihtsalt sind nagu sinu mõtlemist muutma, oma mm, suunda muutma, ehk ta ei ütle nagu halvasti, et sa seda pimedust kardad. Ja ta lisab ka juurde, et kui see üks tee tundub praegu liiga hirmutav ja pime, siis on sinul võimalus valida teine tee. Ehk ületa oma hirmud või vali teine tee. Sinu võimalus on valida. See oli sõnum sulle.